äge särk on sul, kuule. Proom ja mis see teine on? Mis see BO on? 156. Kas need on elementide numbrid või on need mingi muu tähendus ka veel? Ei, 35 on, proom ongi 35. Aga oli üks jah, selline hackathon ja see oli hackathoni särk. See eesmärk oli siis Bolt katki teha. Ei, no vastupidi, teha paremaks. Keemilist elementi numbriga 156 ei ole, vaat. Et tuleb välja, et nii rasket elementi ei ole olemas. Super heavy region. Nonii, teeme siis ära selle episoodi ka. Tere jälle Algorütmi kuulama, eetris on meie 277. episood, mille toovad teieni Nortal, Patchstack ja Veriff. Mina olen Priit Liivak ja täna koos minuga stuudios Martin Kapp. Nagu mu häälest juba kuulda võib, et siis ma olen pisut hääletu, et vahepeal kaon ära, ma loodan, et täna siis meie külaline ja Martin saavad teha suure osa rääkimist, nii et siis mina saan oma häält puhata. Me rääkisime jaanuaris sellest, kuidas Bolt end pättide eest kaitseb ja see oli väga põnev episood, aga siis ei tulnud üldse jutuks selline Bolti laiem arhitektuur ega ka siis tõsiasi muuhulgas, et suur osa sellest on üldse Node.js-i peale ehitatud. Et see oli natukene fakt, et kui ma selle teada sain, et siis see pisut üllatas mind, kuigi sellest on ka Bolti enda blogis pikalt kirjutatud, nii et go figure, võib-olla peaks rohkem lugema neid blogisid, et siis saaks teada, millega nagu suured ägedad ükssarvikud tegelevad. Ja kui ma selle teada sain, siis ma kohe võtsin Boltiga ühendust, et tahaks saada kedagi rääkima ja täna on meiega siis Yuri Kavšin, Bolti principal engineer, kes siis meile natuke jagab seda tausta, et miks see nii on ja mida see üldse tähendab ja kas see tähendab, et see ongi nüüd see hõbekuul, millega kõik ükssarvikud võiksid hakata enda idusid kasvatama, et tehke kõik Node'i peale ja siis on kõik hästi äge. Tere, Yuri! Tere! Hakkame sealt pihta, et tutvustage ennast meie kuulajatele mõne lausega, et millega sa võib-olla enne Bolti oled tegelenud ja kaua sa juba Boltis oled olnud ja muud taolised faktid? Boltis ma töötan juba rohkem kui 8 aastat. Enne Bolti ma töötasin ülikoolis, ma töötasin sellises firmas nagu Küünenagel, oli Java arendaja seal. Ja Boltis töötan sellises tiimis nagu Productivity and Internal Tooling. Lühidalt see on selline tiim, mis on SRE vahel ja feature developerite vahel, nende vahel, kes tegelikult kirjutab neid funktsionaalsused. Ehk siis see hõlmab kõiki, mis on vahepeal. Ehk siis kõik frameworkid, kuidas see CI/CD töötab, kuidas asi jõuabki commit'ist live'ini. Ja mina tegelen rohkem just tegelikult Node.js-iga, upgrade imisega ja sihukeste asjadega ja kuidas püüan teha niimoodi, et me saaksime edasi kasvada, et need just bottleneck'e oleks vähem ja siis ette valmistada mõned infrastruktuuri jupid või siis koodi jupp, mis töötab infrastruktuuriga, et siis, kui tuleb järgmine hüppeline kasv, et me oleksime selleks valmis. Hakkame kuskilt täitsa algusest pihta. Palju on täna Boltis mikroteenuseid? Ma eeldan, et see on ikka mikroteenustel põhinev, mitte ei ole monoliiti seal. Ja palju arendajaid seal taga on ja mis siis need põhilised tehnoloogiad on, mille peale see asi ehitatud on? Mikroteenuseid ehk siis unikaalseid protsesse, ehk siis unikaalne protsess funktsionaalsuse mõttes meil on rohkem kui 1500 juba praegu. Kui palju meil insenere
ma jään vastuse võlgu. No viimati, kui ma seda artiklit lugesin, kus teil oli 1000 mikroteenust, siis oli 600 inseneri, kes tegeles selle 1000 mikroteenusega. Noh, nüüd võib sinna siis, mis asi paned 50%, nüüd on 900 siis. Et kui on 1500 mikroteenust. Ma usun, et umbes võib-olla, umbes nii ongi, 1000. Siis, ja meie peamine just backendi keel ongi Node.js. Ehk siis valdav enamus meie teenustest, et tegelikult kõik meie teenused, mis on just backendi teenus, mis ei ole machine learning, mis ei ole data engineeringuga tahaplaanil töötav süsteem, kõik töötab Node.js-i peal. Et see ongi one way of doing things, et üks keel, üks framework, ehk siis kui sa tuled tööle konkreetsele tiimile, tegelikult sul on päris lihtne tiimi vahetada, kuna kõik on sama, vähemalt baastasemel. Ja kuidas te jõudsite sinna 1500-ni? Mida need asjad teevad kõik? Tundub päris palju, et on eraldi mikroteenus, mis stringi lõpust tühikuid ära võtab. No see sõna mikro tegelikult on väga-väga eksitav, sest nad ei ole nii mikro. Et on olemas küll mõned teenused, millel võib olla tõesti üks endpoint või kaks või üks konkreetne taustaprotsess, cron, mis nagu teeb midagi, aga tegelikult see ei ole nii mikro. Et tegelikult mõned service'id, mõned teenused on liiga suured. Tegelikult neid on vaja lahti lüüa, teha väiksemaks, ehk siis teenuste arv tegelikult veel võiks kasvada. Jah, aga idee ongi selles, et igal teenusel on konkreetne eesmärk, mida ta teeb ja meil on, jälle ma võin jääda vastuse võlgu, aga ma usun, et meil on mingi 100 tiimi, kes tegeleb asjadega, kes tegeleb erinevate osadega ja siis igal tiimil on mitu selliseid teenuseid ja siis nemad deployitakse eraldi ja siis neid ka scale'itakse eraldi. Et iga see konkreetne service, seda saab anda, et talle nagu ühte replikat me ei kasuta eriti, et ikka tavaliselt vähemalt 2, aga mõneid on ikka nagu 100 replikasid, et nagu protsesside koopiaid. Et see annabki võimaluse, et meie saame seal, kuhu on vaja panna ressurssi, me võime panna ressurssi, aga see, mis ei vaja ressurssi, siis ta võtabki nagu väga väike koopiate arv ja siis midagi teeb või idlib. Kui palju sa seda ajalugu ka tead, et kust see otsus nagu tuli, et hakkame nüüd Bolti nagu Node'i peale ehitama või et kuidas see nagu ajas muutunud on, et kas on olnud nagu mingeid etappe nagu kogu selles arengus, kus on olnud mõte nagu arendajad on nagu, ma ei tea, päevi vaielnud, et ei, nüüd kirjutame kõik ümber nagu Javasse või siis, või jääme nagu selle Node'i peale edasi, et kas on see kõhkluse momentega olnud ja kust see nagu pärit on üldse? Ja lisaküsimus minu jaoks on alati see, et kas esimene backendi teenus, nagu see core, millest kas see oli PHP-s või oli kohe Node'is? Okei, ma kohe alustan. Kohe kõige esimene protsess tõesti oli PHP. Kogu state oli mälus, et see oligi selline näide ühest monolitist, kus on kõik sees, kõik mälus. Aga seda oli vaja ümber kirjutada. Siis, kui mina tulin, siis juba oli Node.js, ehk siis see, mis ma räägin, mis oli varem, on see, mida ma olen ise kuulnud.
ma olen ise kuulnud nendest inimestest, kes on seda teinud, aga ikka. Et ajaliselt see oligi aeg, et Node.js just tuli välja ja ta oligi nagu hea sellise lubadusega, et ta on väga hea just I.O. ehk siis network, disk, kõige sellega, siis et ta kasutab JavaScripti, mis on lihtne keel, mis on ka single-threaded keel, ehk siis ühelõimeline, et seal pole vaja tegeleda sellise asjaga nagu sünkronisatsioon protsessi sees. Ja niimoodi see oligi valitud, et proovime, aga see läks nii hästi, et jälle tal on kindlasti igal tehnoloogial, igal keelel, runtime'il on oma plussid ja miinused ja lihtsalt need Node.js-i plussid on nii head mikroteenuste jaoks ja miinused on nii väikesed ja tegelikult need miinused pigem nad motiveerivad sind nagu kirjutada neid väiksemad service'id tegelikult. Ehk siis kui mina olin, siis tegelikult meie arutasime tõesti, et kas me tahame jätkata Node.js-iga või tahame liikuda kuskil teises suunas, JVM-i suunas näiteks Javaga, aga see kõhklusmoment oli piisavalt lühike ja me otsustasime, et me jätkame Node.js-iga ja siiamaani nagu pole kahetsenud. Ühel hetkel see mass kasvab nii suureks, et siis enam ei ole see enam, seda kahtluse momenti enam ei ole, et kas me nüüd kirjutame kõik ringi või et siis sa juba kirjutad mingi osa ringi, mis ei performi või kus on mingi pudelikael on ja kasutad seal nagu selle probleemi lahendamiseks sobivamat tehnoloogiat. Aga kokkuvõttes nagu päris selline julge samm, et kui Node tuli välja, et siis kohe hakata nagu selle peale ehitama, et kõik munad panna sinna korvi selle uue tehnoloogia peale, mis nagu tuli. Ma arvan, et siin mängis rolli kindlasti, et baasiks oli võetud Google'i poolt kirjutatud V8, mis on ka nagu Google Chrome'i all. Ehk siis ja ma arvan, et see kuidagi see oli väga hea otsus. See ikkagi kõlab väga sarnase looga siis ühele teisele firmale, kus ka mina töötasin, et algas ikka PHP-st ja siis hakkas see Node sinna juurde tulema. Aga mind nüüd huvitab pigem see, et okei, praeguseks on ütleme 1500 midagi sükest, eks ole, neid mikroteenuseid. Aga kuidas see algus teie pool nagu oli, et sest see 8 aastat tagasi, kui sina tulid, et siis midagi juba oli, eks ole. Et kas siis olid need mikroteenused nagu veel suuremad, kui nad täna? Jah, sest et asi, mis näiteks meie omal ajal pidime ka natukene ise leiutama, sest et meie sellises ökosüsteemis ei olnud veel väga häid tööriistu, millega nagu mikroteenused teha. Et kuidas see pool nagu alguse sai, et kui sul on algus paar tükki, sul on lihtne neid konfida, siis neid kasvab, eks ole, et on vaja juba hakata tegema nagu service discovery'd ja mingid sellised asjad. Et kuidas see Node.js siia sisse mängis ja kuidas see üldse see pool nagu teil alguse sai? Kas sa seda nägid ise või oled sa kuulnud või? Ma ütleks, et siin konkreetselt, et vastata sellise küsimuse, siin Node.js ise ei mänginud nii suurt rolli, et siin pigem mängis rolli, et kohe alguses oli ette valmistatud selline framework, mida teenus kasutab, ehk siis iga teenus, mida on tegelikult üks JavaScript file. Praegu me kasutame TypeScripti ja nii edasi, aga sisuliselt siis, kui ta läheb just laivi, see on JavaScript file, mis viitab sellele framework'ile, tal on üks klass ja klassi sees on
informatsioon, millised klassid me kasutame, mingi andmebaasi pool, HTTP service ja nii edasi, nii edasi. Ehk siis see oligi kohe algusest tehtud niimoodi, et meil on kas või ütleme 10 või 12 mikroteenust, ehk siis 10 või 15 faili ja igas failis on ainult need endpoint'id, ma ei tea, need backend protsessid, cron'id, sellised asjad ja kõik muu oli selles framework'is. Ehk siis uue teenuse lisamine on uue JavaScript faili lisamine ja seal JavaScript faili juba nagu bootstrapib kõiki, ehk siis instantseerib neid klassid ja kasutabki neid. Ja see framework tegelebki kõigiga, et HTTP port oleks avatud, kuidas see sisendandmed deserialiseeritakse, siis pärast, kui tuleb vastus, siis realiseeritakse siis meetrikaid, ta teeb ka jälle service discovery on juba sees, ehk siis igal sellel teenuse failil on oma nimi ja sellelt võetakse ka service ID. Ehk siis see oli juba kõik, ehk siis see framework, see need tooling on super oluline jah, sest nagu uue teenuse lisamine on lihtne. Ja see on ise kirjutatud teil või on mingi asja põhjal nagu? Enamasti ikka enda pool kirjutatud, et kindlasti library'd on kasutusel muidugi, et nagu mitte raw HTTP, et ikka nagu või raw TCP, et jälle see on ka üks suur pluss Node.js-i ja JavaScripti maailmas on NPM, kus on väga palju erinevaid library'd, et saabki väga palju funktsionaalsusi, nagu valmis funktsionaalsusi kasutama. Ja see community baas on päris korralik ikka nagu selle Node'i puhul vähemalt. Just nii. Ja sellest standardiseerimisest me oleme ka siin juba nagu mitmetes episoodides rääkinud, et kui palju see tegelikult toob võitu mingi hetk, kui sa hakkad nagu kasvama, et kui sul on nagu mingi ühtne viis, kuidas asju teha, et ei saa nagu iga uue hullusega kaasa minna ja teha nii, et iga komponent on oma näoline, vaid tegelikult sellest, et iga komponent on ühenäoline, samanäoline või sarnane, on hoopis rohkem võitu kui sellest, et meil on nüüd igal pool mingi uus ja uhke tehnoloogia nagu sees on. Olen 100% nõus, et sest ma ütlen, siis kui mina tulin ja Taxify tol ajal, mitte Bolt, oli piisavalt väike, aga ma ütleks, et juba tol ajal see framework ja standardiseerimine juba andis need dividende ja mida rohkem me kasvasime, just, et kui palju teenuseid ja kui palju arendajaid meil tuli juurde, et see lihtsalt dividendid on juba mitmekordistunud, mitu korda. Võtaks korra selle Node'i sellised plussid ja miinused ka siis ette, et sa mõnda asja oled juba siin maininud, et kergekaalulisus, see, et ta ühes lõimes nagu toimetab, see üks lõim on vist, ma ei tea, mulle tundub, et kohati võib see nagu miinus ka olla, et see võib-olla alati ei ole nagu plussiks, et sul, aga samas nüüd on juba võimalused nagu olemas, et sellest nagu mööda saada. Jah, on võimalused mööda saada küll, aga tegelikult, mis ma tahtsin öelda, et see ühelõimelisus on piirang kindlasti, aga see on hea piirang just siis, kui sa tahadki kasutada mikroteenuseid. Et see on see piirang, mis motiveerib sind teenuseid jagada. Ja sest teenuste jagamine on hea ka, et lastraadiust vähendada. Et kui sul on üks protsess, mis behave'ib, midagi on valesti selles protsessis, siis teised protsessid jätkavad tööd ja muidu
kui sul on mingi loogiline viga ja kogu service, kõik need koopiad tegelikult töötavad halvasti, siis tegelikult teised service'id, teised teenused, nad jätkavad oma tööd. Ehk siis see ühelõimelisus on pigem hea, et ta motiveerib sind mõtlema, et ära pane kõiki nagu ühte service'isse, et pigem jaga, mõtle, kuidas jagada. Ja mis ühelõimelisus annab juurde, et on lihtsam ressursse planeerida, sest Node.js protsess, nagu see vanilla Node.js protsess, tegelikult ta saab kasutada rohkem kui üks core, üks protsessi tuum, sellepärast, et see event loop, mis on see peamine loogika, jah, ta võibki ainult ühte tuuma võtta, aga seal on ka lisa sellised threadid, lisalõimed, kus on vaja needsamad DNS-i, input-output, kõik need TCP failid ja nii edasi. Ehk siis jälle ressurssi planeerimine on lihtsam ja siis, kui on vaja väga palju ühendusi samal ajal hoida, see ühelõimelisus annabki seda, et me ei kasuta operatsioonisüsteemi lõimed. Et kõik on selle väga piiratud nagu lõimede arvuga toetatud ja nagu lahendatud. Ja kas see teeb kuidagi nagu sellist jälgitavust ka nagu lihtsamaks, et see pudelikael saab olla ainult nagu ühes kohas, et siin jälgitavus tuleb sellest, et meil on eraldi protsessid ja kui sa tead, et kui konkreetses protsessis on viga, siis süüdi võib olla ainult see kood, mis on selles protsessis, mitte väljaspool. Jälle, mõned teenused on liiga suured. Mõned teenused ongi sellised, mis on vaja lahti lüüa, millel on probleem ja sa ei tea 100% täpsusega, mis või kes on süüdi, sellepärast, et seal on liiga palju funktsionaalsust sees. Ja tegelikult need teenused on sellised, kuna meil on need piirangud, et tiim ise näeb, et on probleem. Ehk siis ta on motiveeritud seda lahti lüüa. Ja, no kuna need teenused on nii palju, et see on selline paratamatu tehnoloogiline võlg, et ei saa olla seda olukorda, et kõik teenused on täpselt parajad nagu kohe algusest peale, et see on ikkagi, sa pead ikka väga õnnega koos olema, kui sa suudad 1500 korda nagu täpselt mõõta, teine asi on see, et vaata ajaliselt vanemad teenused, nad kasvavad, sa pead võtma nagu ikkagi teadliku otsuse, et refactordada neid väiksemaks, eks ole. Ja tihtipeale on tähtsamaid asju teha, kui lihtsalt mingid teenust on lihtsalt katki teha, eks ole, pooleks. Huvitaval kombel tegelikult vaned teenused on okei suuruse mõttes. Et tegelikult probleem on pigem nende vahepealsete teenustega, mitte päris viimaste teenustega, mis on, ütleme, 5 aastat tagasi nagu tehtud, kus ei ole veel refactordamist tehtud või kus mis on kirjutatud siis, kui oli konkreetses vertikaalis näiteks hüppeline kasv. Ehk siis see ongi, et seal, kus Bolt on tulnud sellest, et kui vaja või nendest hetkedest, kus on vaja toetada suurt kasvu, me võime mõned shortcutid teha. Et tõesti teeme üle jala lasta. Ja veidi, aga siis on vaja kindlasti seda kuskilt märgistada, et on vaja seda pärast parandada. Ja mõned asjad on parandamata, jälle nad ei ole veel kriitilised. Et saab küll, ja meil on kõik ette valmistatud selleks tegelikult, et need teenused lahti lüüa, et see ei ole väga keeruline, et jah, on vaja mitu sammu teha,
et poleks mingi downtime'i, et kõik jätkaks töötamist, aga nagu meil kõik nagu infrastruktuuri mõttes ja koodi ja testimise mõttes on see split on selline standardne tegevus enam-vähem. Kokku panna on ka võimalik. Tänapäeval ju räägitakse palju sellest, et et kui enne oli see, et monoliidid olid kuningad, siis tuli, et mikroteenused, nii, okei, nüüd hakkame mikroteenused tegema ja nüüd on jälle uus jutt, et ärme ikkagi nii palju neid mikroteenuseid tee, et makroteenused. Makroteenused jah, et teeme küll nagu teenuseid, aga mitte nii pisikesi, nagu siin vahepeal kombeks teha oli, et kas teil ei ole sellist tunnet seal Boltis praegu sees juba või et meil on nagu sa ütlesid, et need, mis on natuke suuremad, äkki nad ongi õige suurusega tegelikult juba? Siin mängib veidi rolli ka storage, andmebaasid, et kui me hakkame kasutama uut andmebaasi, kui me tahame, et oleks storage eraldi, siis meie loome uut süsteemi. Süsteem on, folder, kaust meie repositooriumis, aga selle kausta sees võibki olla nagu skeema, on testid, on see live code ja live code võibki koosneda kas ühest bootstrapist, ühest sellest teenusest, aga võib ka mitu teenust olla. Ehk siis siin on vaja kindlasti eristada uute süsteemi loomist, mis kindlasti vajab vähemalt ühte uut teenust. Ja kui me räägime sellest, et meil teenus kasvab funktsionaalselt, siis tavaliselt me jagame meie service'i, ehk siis nagu süsteemi teenusteks niimoodi, et meil on kindlasti kõik taustas olev kood on eraldi protsess, siis need endpoint'id on API, on ka eraldi protsess ja me püüame teha niimoodi, et kui API kasutab näiteks nagu sõitjad kasutavad, siis ja on juhid näiteks, siis meil on eraldi kaks protsessi, sest et on võimalik ja peab ka skeelima erinevat, on kasutajate arv on erinev, siis kõik võib erinev olla. Aga kas seal on ka see osa sees, et kui nüüd ongi selles ühes süsteemis on sees nüüd mitu teenust ja kui need teenused juhtumisi peavad nagu teineteist kasutama, kas nad kasutavad teineteist üle API või nad kasutavad siis otse nagu koodi tasemel seda funktsionaalsust, mis teisel pakkuda on. Et ühel juhul, kui nad üle API kasutavad, eks, et see lihtsustab jällegi selle nagu teenuse eraldi tõstmist, kui selleks vajadus peaks olema, aga võib-olla üle koodi, otse koodi tasemel seda teha nagu lihtsam jällegi. Meil on tehtud niimoodi, et teise service'i kutsumine koodis näeb välja umbes, see on klassi meetodi kutsumine. Ja selle taga võib olla siis nagu API call tegelikult. Sa näed selle property nimest, et tegelikult see on service või see on selle sisemine klass, mis teeb midagi. Aga siin iga tiim võib otsustada ise, et iga teenus on või iga süsteem on veidi erinev, et mõned funktsionaalsused, et näiteks andmebaasi access, et kui sa kirjutad või loed andmebaasist, siis meil võib olla üks klass, tabeliklass, mis teeb insert ja select, siis vabalt võib olla, et insert on kasutatud nagu ühes protsessis ja insert on ühes protsessis ja select on teises protsessis. Samas, kui me teame, et on vaja teha mingit loogikat või näiteks on vaja skeelida just, et tuleb mingi konkreetne,
kas arvutus näiteks ta arvutab midagi. Üks service tegeleb konkreetse asjaga, et siis me teame, et siis nad saavad kutsuda just selle service'i, ta kasutab rohkem CPU-d, siis me teame, et me võime scale ida seda proportsionaalselt, et me ei jaga selle CPU loadi erinevate protsesside vahel, et nagu paneme selle ühte protsesside family'sse ja siis ta siis scale ib. Aga see on tõesti rohkem iga tiim otsustab ise ja refactordada seda on lihtne, et kõrvalteenust kutsuda või kui sa otsustasid, et sa tahad nagu jagad selle süsteemi veel nagu 2 süsteemiks näiteks, et tegelikult teise süsteemi API on täpselt sama lihtne kutsuda kui sama süsteemi API. Et ma ütleks, et tooling on siin kõige olulisem. Ta just, kui kõik on mugav, siis kui kõik saab refactordada, siis jah, saab teha nii nagu mugav ja pärast vajadusele refactordada. No mul tekkis kohe siit kaks uut teemat, eks ole. Üks oli see, et kas ma sain nagu õigesti aru, et põhimõtteliselt on neid mikroteenuseid palju ka sellepärast, et uuel andmeobjektil, mida salvestatakse, on tegelikult ikkagi, ütleme niimoodi, selleks interface'iks on siis see Node teenus. Et kui sul lood uue andmebaasi, et siis mitte andmebaasiga, iga andmebaasiga käib kaasas ikkagi vähemalt üks siis mikroteenus. Et kui, miks ma tegelikult küsin on see, et ma olen ise näinud seda, et väga suur kiusatus vahel on niimoodi, et sul on mingid jagatud andmed, erinevad teenused tahavad neid andmeid kasutada ja siis üks kirjutab, teine loeb ja siis üks muudab midagi ja teine läheb katki, sellepärast et ta ei teadnud, et asjad muutusid, on ju. Et kui meil on iga andmebaasiga kaasas tegelikult teenus, et siis ma nagu näen täitsa, et seal on nagu mingi kasu asjad sees, et kas see viib ka siis seda mikroteenuste arvu teil üles, et ongi nagu mõni on lihtsalt nii lightweight, siuke kerge kiht andmebaasi ees või on seal ikkagi enamasti mingi mõte nagu? Ma ütleks, et me ei tee uut skeema, uut andmebaasi lihtsalt, et me tahame uut andmebaasi, et ikka lisame tabeleid olemasolevate süsteemidele, et siin ma ei ütleks, et meil on just teenus sellepärast, et meil on ilma selleta ei saa ja meil on uus shiny skeema, mis vajab seda. Et kui sul on vaja uuel kujul materialiseerida mingid andmeid või et sul on juba mitu tabelit olemas, aga näiteks on vaja veel ühel kujul, eks ole, et siis olemasolevad teenused ikkagi tegelikult, et sellepärast puhtalt ei looda, et seda tabelit nagu andmeid saab kätte saada teatud kujul. Pigem mitte, sest iga uus teenus, ta ikka võtab ressurssi, et ikka on vaja, isegi kui ta ei tee peaaegu mitte midagi, siis mõned protsessid ta nagu kulutab, et võtab mingid CPU-d, võtab mälu, et on vaja maksta selle eest. Siit ongi tegelikult, läheb veel edasi, aga räägi lõpuni. Aga muidu tegelikult mälu on oluliselt odavam kui protsessor ja siin me teeme niimoodi, et me kasutame Kubernetest ja me kasutame need pod request'id ja limiidid ja meil on suurused, et kui me teame, et service on väike ja ei tee peaaegu mitte midagi, siis me anname tallegi väikest suurust, et ta ei võttagi nii palju ressurssi kui teine teenus, mis tegelikult võib kasutada oluliselt rohkem CPU-d. Tegelikult see ei ole nii problemaatiline. Ja tavaliselt meil on rohkem selline CPU heavy workload, et meil on tegelikult mälu üle.
et me võime lubada endale needsamad teenust, et meil on rohkem teenust, kui nagu oleks võimalik, aga jälle, kuna teenuste kokkupanek ja lahti löömine on lihtsustatud, et siis jälle, kui me näeme, et tõesti üks protsess oli plaan, et see teenus kasvab funktsionaalselt ja mingil muul viisil ja me näeme, et see ei ole üldse kasutusel, siis me üldse seda kustutame. Aga kui näeme, et ta on kasutusel, aga ei tee nagu eriti midagi, siis me saame seda kas või kokku panna teiste teenustega nagu samas süsteemis või siis üldse jälle, kui näeme, et süsteem ei oma mõtet eraldi, siis me pigem liigutame need tabelid kuskile teisele süsteemile, mis on kas sarnane või tegelebki sama asjaga, siis me teeme lihtsalt teda subsüsteemiks. See selline nagu pidev refaktoreerimine on nagu hästi huvitav, et võib-olla nagu, et aru saada sellest, kui sageli seda üldse ette tuleb. Nagu, et kas me räägime siin, et arendustiim, ma ei tea, iga nädal nagu tõstab mingi süsteemi kokku-lahku, teeb midagi ringi või see on ikkagi nagu, et see on lihtsaks tehtud, aga seda tuleb võib-olla nagu kord kvartalis ette, et ma praegu nagu ei kujuta ette, et mis ma kuulen, mis sa räägid, mulle tundub, et seda nagu kogu aeg tehakse, et kogu aeg käib nagu mikrooptimeerimine on ju sellel tasemel, et nähakse, et kuskil mingi teenus hästi ei toimi jõudluse mõttes, siis tõstetakse välja, seda saab skaleerida erinevalt siis on ju, et see ongi nagu see optimeerimise meetod või nagu lähenemine, aga kui sage see tegelikult on? No ma ütleks, et sa mõtlen, et paar nädalat tagasi oleme ühte teenuse splittinud. Kokkupanekutega nagu nii palju ei tegeleta, et tavaliselt jälle me püüame lihtsalt right sizing uga seda lahendada. Et kui lihtsalt annad piisavalt vähe ressurssi, siis las kannatab, kui ta kannatab. Aga pigem tegeleme nagu lahku löömisega ja tavaliselt see on tehedept, mida sa näed, et kui on intsident ja siis blast raadius on liiga suur, et kui üks, ma ei tea, tegija klass misbehave'ib, teeb midagi valesti, siis ta läheb kuskile andmebaasi, siis database pool läheb tühjaks, tegelikult täis ja siis sa näed, et tegelikult teised tegelased võiksid olla mitte efektitud. Aga kui sa ütled, et seda eelmist te tegite paar nädalat tagasi, ma eeldan, et uus on juba nagu plaanis, et siis kord kuus tuleb ikka, et midagi nagu võib-olla nagu splititakse, eriti kui praegu on backlog ka nagu sellel teemal. Ma ütleks, et vähemalt üks teenus ikka splititakse, splititakse vähemalt Bolti tasemel, et see ei tähenda, et nagu iga tiim teeb seda. Ja, aru saadab. No see tundub loogiline, et kui sul on 1500 teenust, eks ole, et siis aasta peale 10 tükki sealt pooleks teha, tegelikult väga väike protsent, aga asjalik. Üks selle Node'i kasutamise siis argumente või see põhjuseid, miks nagu seda kasutada, on just see kerge kaalulisus ja ka see, et läbi selle saab hoida siis AWS-i kulusid kokku, et seal ei ole nii suuri masinaid vaja, on ju, ka sellest mälu tarbimisest me rääkisime, aga CPU mõttes ka, et CVM on igal juhul nagu kallim. Kui palju arendustiimid ise enda teenuste või siis süsteemide nii-öelda sellist hinda näevad, kulu nagu näevad, et kas arendustiim saab ise vaadata, et mul on nüüd need 10 mikroteenust minu hõlma all ja igaüks nagu maksab kuus nii palju raha. Just nii, et me kasutame Kubernetest,
aga me teeme selle Kubernetesse sees nagu cost attribution'i ehk siis ja teenus maksab nii palju, sõltub, kui palju teenus maksab, see, kui palju ta teeb request'i, kui palju ta request'ib, et mina tahan 0,1 CPU-d, iga protsess vajab 1,1 CPU-d või siis 1,0 CPU-d ja siis, kui sul on mingi 300 replikat, siis tegelikult sa maksad 300 CPU eest. Ja ehk siis see cost attribution on olemas. Sest sellest me oleme ka siin paljudega rääkinud, et kuidas seda läbipaistvust nagu tekitada ja see on sageli nagu päris suur väljakutse, et üldse et see on küll nagu kuskil top level on see nähtavus olemas, et mis see teenus tervikuna maksab. Või siis ka nagu Bolti tasemel nagu tervikuna on ju, et availability zone on ju, et mis see üks regioon meile maksab. Aga et see tiimideni on välja viidud, et see on nagu tegelikult päris kihvt juba, et kõik tiimid saavad ise hinnata siis enda seda teenuse väärtust ja kulu nagu kõrvutada, on ju. See cost attribution tegelikult mängib väga suurt rolli ja tegelikult tiimid hakkasid kõige rohkem tegeleda just selle cost optimization'iga ja või siis nende ressursside optimisatsioonidega siis, just kui see visibility tuli. Just, et see võib ilma selleta see võib top level tulla, et oi, meie teenus on nii kallis ja me ei saa nii palju, nagu me maksame liiga palju nagu oma infra eest ja et seda juttu võib nagu ülevalt alla rääkida, aga kui nagu tiimid ei saa aru nagu päriselt, mis nende teenus maksab, et siis on nagu väga raske nagu, siis see ei jõua nii efektiivselt kohale, et see, kuidagi see pühendumus nagu muutub hoopis teistsuguseks. Aga see töötabki niimoodi, et meil ongi direktorid, kelle all on mitu tiimi ja siis direktor näeb, et jah, minu tiimid, nad kasutavad nii palju dollareid või eurosid kuus, kui andmebaasid, compute või network, siis saabki, et kas see kasvas või läks alla, siis ta võib oma tech leadidega rääkida ja küsida, et see on siuke hea võlu on seal see, et ega sa ei saa ju, tiim ei saa ka nagu super hästi alati võrrelda, sest et tiimides on erineva funktsionaalsusega teenused sees, eks ole. Aga kui see juba välja on toodud, siis tiim võib ise küll mõelda, et pagan, aga me see üks teenus ikka tundub meil nagu liiga palju maksvat, et siis nad hakkavad ise sellega tegelema, et ülevalt poolt vaadates see on lihtsalt nagu info, eks ole. Okei, see on keerulisemad protsessid, võtab rohkem raha, mis iganes on ju. Aga alt poolt vaadates on just jah, et siuke, et pagan ikka liiga palju võtab, et ei ole ikka piisavalt hea nagu. Siin on oluline vaadata mitte ainult, kui palju see maksab, aga kui hästi see töötab ja kui ohutu on see, sest teoreetiliselt sa võid panna nagu piisavalt vähe ressurssi, siis sa ei maksa palju, aga see ei tööta ka. Või kui tuleb mingi rohkem, tuleb piik, siis sa ei saa tööle. Et mis on halb ja siin on väga oluline, et süsteem peaks automaatselt skaleeruma. Ehk siis see tähendabki seda, et kui ei ole nõudlust, siis võibki kasutada vähem koopiaid ja kui nõudlus tuleb, siis ongi vaja juurde lisada neid koopiaid, et nad teeksid tööd. Ja. Ma hüppaks veel korra sinna sisemise raamistiku juurde tagasi, enne kui meil siin aeg armutult otsale lõpule. Ma tahaks ka seda veel torkida, aga sa alustad meil enne pooleli. Jah, et kuidas selle haldus käib, et kes sellega tegeleb, sest see on nagu selline riskantne valdkond ja kuidas selle uuendamine üldse nagu käib läbi kõikide selle 1500 teenuse, eks ole? Sellega tegeleb enamasti minu tiim ja mina tegelen ise ka sellega päris palju ja meil on see eraldi repositooriumis, see on eraldi dependency, aga meie backend teenustes sees kasutame monorepo ja repo sees me kasutame ainult ühte selle frameworki versiooni. Et see on range semantiline
versioneerimine ja siis või on nagu hästi fixed, nagu fikseeritud versioon alati? Tegelikult seda muudetakse väga tihti, et see framework muutub tihedamini, kui ma sooviks. et see dependency tegelikult me reliisime seda aeg-ajalt rohkem kui kord päevas. Aga see jõuab nagu service, nagu teenusteni laivis mitte kohe, sest jah, me uuendasime midagi, siis meil on see monorepo, me teeme pull request'i, uuendame selle dependency, tõesti kõik need staatilised check'id ja testid, kindlasti me jooksutame kõik selle versiooniga, aga laivis läheb siis, kui sa teed deploymise, et sa deploy'd seda. Ehk siis kui me muudame framework'i, siis me kindlasti reliisime vähemalt ühte teenuse, siis tõesti me püüame teha niimoodi, et kui me muutsime mingi funktsionaalsuse, mis on kasutusel, siis me püüame reliisida sellist teenust, mis kasutab selle funktsionaalsuse. Aga ehk siis see framework just laivis, ta uueneb ajaga. Et tõesti mõned teenused, mõned sellised pakid, kus on nagu mitu teenust sees, nad arendatakse tihti ja jälle meil tehakse nagu 100 reliisi päevas. Ja siis, ehk siis tähendabki, et umbes pool teenustest reliisitakse, uuendatakse päris kiiresti, ütleme nädalaga või 2 nädalaga, umbes pool nagu teenusteid on tegelikult juba võtavad kõik need uued funktsionaalsused, kõik need selle framework'i, aga mõned tegelikult, minu tiim ongi see tiim, kes deployb neid uue versiooniga, selle base branch'ist, lihtsalt, et uuendada framework'i, sest nad on stabiilsed, nad töötavad, nad ei vaja uusi funktsionaalsusi ja keegi ei deploy neid. Vot siin mul tegelikult, mul põhiküsimus oli sama nagu Priidul, et kuidas seda kõike uuendatakse, eks ole, okei, monorepo aitab see kõik ära testida, aga tõesti, et sul on aeg-ajalt võib-olla teenuseid, mida seal ei ole vaja midagi muuta. Ta töötab, ta on stabiilne, ei leki mälu, pole vaja isegi restartida, mõni teenus on nagu hea, et siis tegelikult, kas te jälgite siis ka neid maha jäänud versioone, et siis tegelikult ideaalis peaks ju siis 1500 teenust siis uuesti pildima ja üles panema, uued Docker image'id pildima selleks, et saada versiooni uuendusi, et kas sellega siis tegeleb ka teie tiim, et kuskil on list siis või mingi hetk tuleb minna neid arendustiime nagu piitsutama, et kuulge, nüüd on nagu siin on mingi mikroteenus, mis on nagu 5 versiooni maha jäänud, et väga, väga hea küsimus, et otseselt me ei kontrolli seda nii tihti, sest need liigutused, need muudatused, mis me teeme, nad on ikka enamasti nagu backward compatible. Ehk siis, kui me teeme, mis ei ole backward compatible, siis me vaatamegi, et filtreerime kõik need teenused, mis on vanad, mis me teame, et ei hakka tööle, siis tõesti me force deployme neid. Aga tavaliselt me ei tee seda nii tihti, samas isegi infrastruktuur muutub piisavalt tihti, ehk siis meil ongi vaja mitu korda aastas tõesti teha selliseid muudatusi, mis vajab, et me deployme kõik need teenused. Aga meil on selline UI, kus saab neid deploy'd teha ja see on võrdlemisi lihtne. Teed sellest checkboxiga select all ja update? Päris select all me pigem ei tee, aga pigem kui me grupeerime näiteks tiimide kaupa. Ehk siis me valmistame ette nii-öelda pipeline'i, et kuulge, et teil on see teenus, jah, midagi ei ole muudetud, me teeme pakki base branch'ist, develop'ist,
ehk siis uut funktsionaalsust otsest ei ole, et me tahame lihtsalt uuendada meie frameworki, siis kõik peaks töötama, et kõik teised teenused tegelikult juba ammu kasutavad seda, et palun saate seda deploy'ida, monitoorida, et teie olete omanikud, te ikka teate paremini, sest jah, meie tiim saab tõesti need baasmeetrikaid vaadata, mingi RSS, CPU, mingid välisühendused, kõik need standardsed asjad, aga ainult tiim, ainult omanik tegelikult teab, mis täpselt see äriloogika testimine ikkagi peaks, et nad saavad kontrollida, et kas nende see funktsionaalsus on nagu alles säilinud 100%. Ja, no jälle meil on testid ja meie testid on enamasti out of process testid tegelikult, mis käivitavad teenust ja mokkivad need väliskutsumised, siis mis läheb andmebaasi, ehk siis enamus funktsionaalsust tegelikult meie testime juba CI-s, et laivis lihtsalt võib midagi kindlasti ootamatut tulema, sest laivis tõesti võib olla veidi teine infrastruktuur, midagi ei ole mokitud, siis mulle meeldivad süksed, kus on need andmebaasi on migreeritud ja siis vanasti oli andmeväljal peal võis olla 0, aga siis üks hetk enam ei või olla 0 ja siis juhtubki niimoodi, et sa ootad andmeid, aga need laivis ei ole kõikidel andmeid. No see probleem on tegelikult meil, ma ütleks, lahendatud, sest kõik need sünkroniseerimised, kõik need muudatused kolumnite tüüpidest 0 ja nii edasi, meil on lokaalselt on nagu konkreetset moodi, siis meil on automation, mis tegelikult paneb need muudatused nagu pre-laivi ja laivi. Ehk siis tegelikult see on väikseim probleem, ma ütleks, et see struktuur on hästi sünkroniseeritud nagu local live ja pre-live. Okay. Aga siis teine pool sellest raamistiku osast on tegelikult, eks ole, on see, et Node.js-il on üsna regulaarsed versiooni uuendused. See nende kalender on pikalt ette teada. Kuidas te sellega teete, et kas see on kuidagi seotud või läheb sünkroonis selle, ütleme, raamistiku uuendusega, et siis uuendatakse ka Node.js-i versiooni ja samamoodi, et kas see, mis see vahemik on, millised Node.js-i versioonid üldse lubatud on ühel ajal? Backendis me tavaliselt lubame 2 versiooni, aga 2 versiooni on pigem ülemineku ajal. Ehk siis stable haru viimane, eks ole, ja eelmine versioon. No me kasutame ainult LTS-e, me ei kasuta neid LTS või kuulajatele ütle long-term supportiga versioonid. Ja, ehk siis see on nagu 18, 20, 22, 24. Siis kui tuleb välja uus LTS, siis valmistame ette uue sellise image'i, sellise tulingu, et on võimalik enamasti meil teha niimoodi, et üks pakk või üks teenus või mitu teenust tegelikult on võimalik teha niimoodi, et kõik töötavad vana versiooni peal ja üks läheb laivi uue versiooniga. Siis me juba CI-s me saame kontrollida, kas tõesti kõik kompileerub, kõik töötab, tõesti töötavad, siis saame laivis kontrollida, kuidas kõik töötab. Ma ütleks, et viimased upgrade'id olid lihtsad, sest kõige keerulisem oli upgrade 0,1-st 4-le, sest 1,1 see oli täielik anarhia, oli võimalik kõiki, pole mingit kontrolli ja siis see 4,0 oli ikka, seal oli rohkem kontrolli ja siis järgmine stage oli see, et kuni Node 16, et need binary, need native bindings olid iga kord uued, et siis nad ei töötanud koos ja nii edasi. Ehk siis kui kõik teenused kasutaksid nagu vanilla JavaScripti, siis kõik töötaks ideaalselt, aga tegelikult mõned library'd kasutavadki
native binding'ud ja see oli probleem, aga alates Node 6, jah, ma arvan 16 tuli välja see N-API, mis on stabiilne, mis ei muutu nii palju ja ma ütleks, et kõik need upgrade'id 18, 20, 22, kõik on läinud päris lihtsasti, et läheb oluliselt stabiilseks, et ma ei karda enam. Ma ei mäleta, mis Node'i versiooni juures see oli, aga neil muutus ka vahepeal NPM shrink wrap'i ja seal package lock'i versioon sisemiselt ja siis seal oli see, kuidas neid dependency'd installiti, seal oli päris palju mäsu nagu mingit duplitseerimist asja, ma mäletan üks hetk. Aga see on kõik, eks see on jälle väga hea, et kui CI-s on nagu testitav ju, et oluline on ikkagi lõpuks me jõuame alati sinna, et nagu, et mida rohkem sul teenused on, seda rohkem automaatikat on vaja, seda rohkem sul on toolingut vaja ja standardimist ka, eks ole, et need. Just nii. Et kui tuleb kuskilt välja sahtli põhjast, et ei, mul on veel siin Node 12 teenus, et siis ilmselt mingit head nahka siin ei saaks. Korra küsin veel selle raamistiku, selle disaini teema kohta, et kas see täna on, okei, ma pean ka selgitama, et miks ma seda küsin, et olles nagu mingis projektis midagi sarnast teinud, seal tekkisid nagu teatud sellised funktsioonid siis, mida sa said nagu mikroteenusele peale keevitada. Et seda võtsid sõltuvuse sisse, et see on nüüd frontendiga mikroteenus, sealt tulid mingid teised sõltuvused. See on nüüd mingisugune cron mikroteenus on ju, et siis sealt, kus on mingi ajastatud teenused sees. Et sul on mingi core ja siis sa keevitad sinna juurde veel mingisuguseid nagu lisasõltuvusi, sest võib ju olla ka mikroteenus ilma andmebaasita, on ju. Või siis on see nii, et see raamistik on nagu, et sa saad kõik kaasa, kasutad, mida sa kasutad, jätad, mis jätad, et tegelikult ei ole nagu arendaja jaoks lihtsam. Et sul on nagu üks raamistik, sul on seal võimalus kasutada andmebaasi, võimalus kasutada croni ajastatud teenuseid, on ju. Et sa ei pea nagu eraldi nagu mingit sõltuvust selleks sisse lülitama, on ju. Lühidalt frameworki sees ongi kõik, et teoreetiliselt üks protsess võib kõiki teha. Ma mõtlen funktsionaalselt, et ta võibki minna andmebaasi, Redisesse, kirjutada failisüsteemi, saata, ma ei tea, Kafkasse midagi, kuskile, ma ei tea, SNS-es, kõik tegelikult võib teha üks service. Sest mõtlen, et miks ma kunagi selle nii-öelda jupitasin, et miks seal tekkisid nagu need feature'id, mis sa said enda mikroteenusele justkui peale panna. Põhjus oli selles, et lihtsalt see sõltuvuste hulk oli nagu niivõrd erinev, eks ole, ja kogu see CI pipeline oli ka erinev, et kas sa ehitad selle mikroteenuse sinna, kas sa ehitad selle frontendi sinna kaasa või mitte, et kas sa selle frontendi mingid task'id paned käima või ootad, et need on seal olemas. Aga jah, ma nagu tagantjärele näen, et see tekitas ka nagu üsna palju sellist lisakeerukust juurde nagu arendaja jaoks, et ta pidi teadma, et kui mul nüüd äkki tekkis nagu mingi ajastatud protsess selle mikroteenuse sisse või juurde, siis ta pidi sealt nii-öelda sellest commonist selle ajastatud protsessi nagu jupi ka sinna sisse tõmbama, sest siis need teenused töötasid ühtemoodi või tegid nagu samamoodi seda asja, on ju. Et kõik arendajad pidid päris hästi selle raamistikuga kursis olema. Kuidas see tagatud on? Et kas see on mingi onboarding osa, et nii nüüd loed 2 nädalat seda raamistiku koodi, et sa nagu teaks läbi ja lõhki, mis seal olemas on või on see? Päris nagu 2 nädalat raamistiku koodi lugemist vist ei ole, aga meil on kindlasti onboarding videod, mis uued arendajad vaatavad, tõesti heatavad, mis on juba võimalik teha, et nagu kus ei ole vaja jalgratast leiutada. Et ikka meie framework on tehtud sellisena, et kõik need standardsed asjad on lihtne teha. Et kui sa tahad, et sul oleks
endpoint, siis seda saabki teha mingi kolme reaga selles failis, mis on see kas see sisendpunkt. See nagu ei häiri, et noh, et kui kõik ongi need cron'i sõltuvused ja kõik need asjad on seal nagu kaasas, et tõmmatakse igasse pakki, mis sa deploy'd, tõmmatakse nagu node'ist või sealt NPM-ist nagu mingi hunnik sõltuvusi, mida tegelikult vaja ei ole. Hea küsimus, et jälle, kui me kasutame Kubernetest, mis kasutab Dockeri image'i, tegelikult kui sa reliisid sama baasi image'i peal kas või 1000 teenust, siis nad kasutavad ühte ja sama image layer'i. See ei ole üldse probleem, et kui meil oleks kõik alati nagu tervelt kopeeritud, siis meil oleks nagu 1000 koopiad, aga meil on see jälle kõik. Et raamistik on juba selle alus image'i sisse pandud. Ja meil on tehtud niimoodi, et me püüame võimalikult nagu, et enamasti, kui see raamistik pole muudetud, kui ei ole uued dependency'd tehtud, siis laivi lähebki ainult see uus layer, kus on ainult see kood, mis just programmeerija muutis. Jah. Sest et tegelikult see Node versioonidega ma just mõtlesin, et kui on 1500 mikroteenust, et Node enda suurus on siin viimaste versioonidega päris hüppeliselt kasvanud, eks ole, et need image'id, baasimage oli enne võis olla sul 20 megabaiti, siis nüüd ta on alla 200 enam ei tule viimaste Node versioonidega, et see lihtsalt see binaar ise on nii palju kasvanud, et kes sellega ei ole mingisuguseid muutuseid märganud, et see storage, kus neid image'id peab hoidma või see ju... See ei kasva nii palju siis? Ei, see reaalselt, see kasvas üle 100 megabiidi mingisuguse versiooni muudatuse käigus, mis 18-20 vahel oli väga-väga suur see binaari suurus muutus. Ei, ma mõtlen seda, et kui sa hoiadki nagu selles Dockeri nii-öelda base image'is seda asja, sa ei hoiad sellest, ma ei tea, viimast mingit 10 versiooni on ju. Et võib-olla isegi nii palju pole vaja, 10 on juba okei, võib-olla live versioonidest mingi arhiivi mõttes, ma ei tea, mis põhjused seal võivad olla. Kui sa pead juriidilistel põhjustel midagi tõestama tulevikus millegi kohta, mis juhtus 5 aastat tagasi, et siis sul on tegelikult väga pikka versiooni ajalugu vaja. Aga sa tõestad tõenäoliselt logide põhjal, ütled, et ja siis võid, ma ei tea, Gitis lähed tagasi see 5 aastat ehitad uuesti kokku selle värgi, et sa nagu seda kompileeritud versiooni tegelikult ei kasuta nagu nii. Et ta kasvab, aga mitte nagu kindlasti väga drastiliselt. Aga jah, need Dockeri image layer'id ongi see, kuidas sa layerdad oma artifakti on väga-väga oluline. Sellest sõltub ka, kui kiiresti sa suudad selle artifakti kokku panna. Ja üles laadida. Üles laadimine ei ole tegelikult nii oluline, pigem alla laadida siis, kui sa teed deploy. Sest ikka esimene, mis enne läheb testimisse tegelikult, eks ole. Kas see on ka mingi koht, kus nagu Node natuke nagu aitab midagi teha, et sul tekib nagu võimalus neid ma ei tea, Node'i mooduleid niimoodi Dockeri mingis alumises base image'is nagu sisse võtta, et ma nagu Javas ma ei kujuta ette, et seda nagu et kuidas seda teha, et siis see struktuur läheb jube keeruliseks, et sa nagu saaksid teha nii, et osa sõltuvusi on base image'is ja siis minu teenusekood on nagu üleval kihis ja see kasutab neid base image'i sõltuvusi, et ütleme, meil on tegelikult niimoodi tehtud. Ongi, et kui tuleb uus dependency, kaasa arvatud see sama framework, siis me teeme uue image'i, kus on see node modules sees. Aga kui see ei muutu, siis me juba võtame seda baasiks ja selle peal juba teeme, ainult kompileerimegi koodi, ehk siis see nagu lubabki meile tegelikult päris kiiresti selle paki
nagu kokku panna, et deploy da. See on päris saab huvitav, nagu minutitega seda teha. Et see ühesõnaga see node image'i või see node modules kaust on selline, mis tuleb siis erinevatest kihtidest kokku, eks ole. Et seal on nii-öelda selle konkreetse teenuse sõltuvused tulevad nagu top level peale ja samas osa on juba nagu olemas selles baas image'is. Meil on praegu tehtud niimoodi, et kogu selle backend, kõik backend teenused kasutavad sama NPM-i dependency'd. Et ei olegi niimoodi, et teenus võib enda omasid lisada juurde, kui on mingisugune erijuht. Ja need tulevad kõik base images siis? Sisuliselt jah. Ehk siis sellel on kindlasti oma pros and cons, kohe kindlasti. Siiamaani meil leiame, et on oluliselt rohkem prod kui kunne. Samas meil on plaanis sellega midagi ette võtta ja rohkem lubada selliseid spetsiaalseid. Aga jälle, siin ei ole sellist ainuke õiget varianti, et see on halb, see on hea, sest kui me muudame ühte asja, siis teine asja nagu on halvem, raskem, aeglasem. Ja sageli sellest mõjust ei saagi enne aru, kui sa hakkad seda lahendust päriselt kasutama. Ja oled seda võib-olla aastaid kasutanud, siis saad aru, et vist oleks pidanud jääma selle eelmise versiooni peale, et see töötas nagu, et see eelmine idee töötas paremini. Ja lihtsalt vaata arendajatel on ka nagu siuke, tihtipeale see huvitav asi, et tahaks proovida uusi asju, uusi library'd, et kuskilt jälle keegi blogib, et me tegime need palju parema SQL-i library või query builderi, eks ole, et siis keegi peab ju katsetama ka seda, vaata, et miks mitte meie tiim, et teeme siin, paneme omad uued dependency'd juurde. Asja on selles, et kui tulevad uued dependency'd, siis ei ole mitte ainult minu tiim, kes vaatab üle, kas on okei, siis on ka security, mis peab ka kontrollima, kas need sama uud dependency'd, kas nad on ohtlikud ja nii edasi, kui tuleb mingi uus CV või midagi, siis peab seda kas upgrade ima või siis ma ütleks, et kui keegi on midagi kirjutanud ise või tiimi sees, siis saabki meie repositooriumi sees nagu koodi jagada ka süsteemide vahel. See on tegelikult kasutatud päris tihti, kui vaja. Aga jah, dependency me püüame, et kui on võimalik lahendada midagi ilma dependency lisamiseta, siis nagu pigem teeks niimoodi. Ja see suunab nagu arendajaid ka nagu huvitavasse kohta, et liiga kergekäeliselt ei võeta sõltuvusi sisse, et kui on mingi lihtsam asi vaja lahendada, et võib-olla sa kirjutad ise nagu 2 funktsiooni. Kirjutad ise oma leftpadina. Mis on tegelikult hea, kui sa kirjutad ise oma leftpadi. Et sa võtadki nagu need lihtsad asjad nagu teed ise ära ja siis kui nagu päriselt see teek nagu teeb palju, siis saab selle kadalipu läbi käia, et see sisse tuua. No nii, ma arvan, et me peame tänasele episoodile siinkohal joone alla tõmbama. Aitäh sulle, Juri, väga põnev vestlus oli, kui meie kuulajatel tuleb veel küsimusi selle teema kohta. Siis meie Discord alati ootab neid küsimusi ja küll me siis kanname hoolt selle eest, et need ka jõuaksid õigete inimesteni. Järgmine nädal, ma nüüd ei julgegi midagi lubada, et millest me räägime, on 2 varianti. Järgmine nädal kuulete kas sellest, mis asi on ja kui hea on Svelte, või siis me räägime Skype'ist. Et siuke coin flip on natukene, vaatame, kumma jõuab teha, aga mõlemad episoodid on tulemas, lihtsalt üks on järgmine nädal ja siis üks tuleb juba nädal hiljem. Endiselt võite saata meil igasugu põnevaid soovitusi ja ideid teemade ja külaliste osas. Ootame neid nii Discordi kui siis ka näiteks podcast@algoritm.ee aadressil või siis võite ka meie Facebooki või LinkedIni lehele kirjutada näiteks.
aga tänaseks tõmbame siis joone alla, ütleme aitäh veel kord Juurile, aitäh meie kuulajatele ja aitäh Martinile ja jääme taas kuulmiseni uuel nädalal.